mina võin alustada, jah. Vabatahtlikkus. Kusjuures täna ma mõtlesin selle peale, et mis see minu jaoks vabatahtlikkus tähendab. See ongi kõige lihtsamalt öeldes on, et ma teen seda, mida ma tahan. Ja mul ei ole selles tegevuses reegleid, et keegi ütleb, võt tee nii, ära nii tee. See on minu jaoks see rõõm, et ma saan teha asju, mis mulle meeldib. Jah, eks ta on siuke keerukas nagu öelda, et kas nagu see tänane üritus tegelikult pole me ju midagi teinud, et oleme toimetanud seal oma asju ja no miks ma üldse kodust välja lähen, no on ka see, et näiteks enda ümber seda mõnusamat kas või vaadet või ja siis sellega seoses on tulnud need inimesed siia ümber, et nad on ikka kogukonna tunne ja siuke lahe fun on ikka tegelikult, kui saad siukse mõnusa pundi kokku, et see just ongi, mis nagu ajab nagu tegema. Samas ka ütleme nii, ütleme nendele passiivsetele võib-olla väikseks motivaatorist või aktivaatoriks, et nad tuleks ka ja näeks nagu oma kodu nii-öelda väljaspoolt, et tegelikult see elu ei ole nii hall ja keeruline, et eks need igapäeva tööelud, need asjad lükkavad inimesed kuskile vakku ja sealt vastu välja ei saa, et kas või seesama nagu minagi, et ühelt hetkest ma hakkasin käima, et pikka aega olin nii-öelda töö ja kodu vahet sõelus. Aga sealt, kui sa nüüd selle ühisürituse või midagi nagu nii-öelda korda saad, sealt saad selle särtsu ja powerit ja see annab nagu jälle isu jälle edasi teha. Ma ei väida, et see on alati niimoodi, et nüüd ma olen särtsu täis ja ma muudkui teen, mul on samamoodi, mul on seal koppan ees, ma ei viitsi sinna, et mul ei taha teha ja mingid las teavad teised kevad. Aga periood läheb mööda, nii-öelda saab jälle otsast peale hakata või siis jätkata, kus pooleli. Miks me midagi teeme? Miks me üldse midagi teeme? Eks me oleme natukene edevad ka. Kui sa oled teiste ees ja teed midagi, mis kõigile meeldib, siis sa saad iseenda üle uhkust tunda. Sa saad pakkuda teistele rõõmu sellega, et sa oskad teha seda, mis sa teed. Ja sellepärast ma teen. Ja mulle meeldib rõõmu pakkuda. Mulle meeldib see, kui teised on õnnelikud ja mina olen õnnelik selle üle, et teised on õnnelikud. Ja see on nii suur rahuldus, see on iseendale pai tegemine. See on hästi armas. Et ega mis ma siin ütlen, et eks seda edevust peab nii-öelda süstima iseendale ja samas ka teistele, ega see eestlase tüüpiline tagasihoidlikkus, minu poolt on see natukene, eks ta on nii-öelda voorus küll, aga natuke nagu ülepaisutatud, nagu eestlastel ikka, et see tagasihoidlikust just vähendada ja täitsa vabalt võimast nii-öelda selles mõttes edevalt tunda ja käia väljas ja suhelda teistega ja siis just nimelt oma tegemisi ja toimetamisi näidata teistele. Et sealt see tuleb see tegijale power ja kes natukene kaasa lööb, sealt see tunneb ka selle hetke ära ja tuleb kaasa. Absoluutselt. Täiesti ma julgen öelda, et kes iganes tunneb, et mul on midagi anda. Ma tunnen, et ma seda asja oskan. Siis ütle seda valju häälega, et kas keegi tahab ka veel osa saada sellest, mida mina oskan. See on lihtsalt võrratu, kui sul on vaba maa ja sa saad vabalt seda öelda, et tulge nüüd, tehke minuga koos. Ja kui sa ise oled väga nakatunud ja sa oled ise nii asja sees, siis tullakse kaasa. See ongi see, mis paneb jõud liikuma. Eks ta ole. Eks see kõige raskem samm vist inimestel ongi see nii-öelda sellest oma mugavustsoonist välja tulek, ehk siis kodust välja tulek sellest rutiinist. Ega need kodused tööd on ka, neid on nii palju ja neid tahavad kogu aeg tegemist ja iga asi. Ühes nurgas karjub üks asi, tee mind ja teis nurgas teine, tee mind. Ja siis mõtled, et ma pean sinna küla peale kuskil minema või ma peaks nagu midagi veel tegema, milleks ma teen seda. Aga samas jälle, kui sa saad selle kondi kätte, sa käid nagu väljas ära, teed seda muud asja,
see annab nagu jõudu samas enda asju ka jälle settida paika, et. Ja meil on ju tore koos teha neid asju. Kahjuks küll jah. Kahjuks küll jah, et samamoodi, ega see vabatahtlikkus on see, et ega sa ei pea kõiki maailma asju üksinda korda saama, kui sa tõesti ei saa, ei jõua teha, oled oma mõtte ja sõnaga kas või teistele toeks ja järgmine kord lähed teed paar asja jälle ära, et võib-olla on inimesel kujund ka see, et ma tahtsin, et nüüd ma pean ja nüüd ma hakkangi tööd tegema, see on minu töö, ma olen vabatahtlik. Aga see on ilma rahata, tasuta. Tead üks asi veel, selle vabatahtlikkuse ja selle toimetamise juures sa avastad inimestes hoopis uusi külgi. See on ka üks ääretult kihvt asi. Arvad, et sa tunned inimest, sa näed teda päevast päeva ja kui siis on hoopis teine situatsioon ja siis temas on sellised anded, mida pole üldse keegi näinud ega kuulnud ja siis ta ise ka need avastab, sest tal antakse võimalus, sest keegi on teda nakatanud. See on ka vägev.